tere taas! Ja tere tulemast Portugali! Ehk siis me oleme Saamõguellil. Jah, me oleme endiselt Saamõguellil ja kui te eelmist videot ei vaadanud, siis vaadake kindlasti. Super ilus saar, mega lahe mägine nagu näha siit taustal. Igatahes meil on veel 4 päeva jäänud siin saarel ja me proovime võtame nendest 4 päevast viimast, nii et tere tulemast ja nautige videot! Oleme jõudnud siis siuksesse väiksesse linnakesse nimega Furnas, mis on siis tuntud oma kuuma vee poolest. Me praegu jalutamegi ühe pargi poole, kus on siis suur park ja kuuma vee bassein siis. Ja pargi sissepääs on siis 8 eurot. Elis võttis järjekorra lõpus kohe sisse. Ja väravad avanesid nagu kuskil kooli ekskursioonil. Mis see pargi? Noh, hüppame sisse või? Õnneks on hästi suur bassein. Oi, see on nagu väike turist, jah, oi, ossa. Ja, yes. Hästi lahe see park oli, väga mõnus oli seal ujuda ja nüüd sööme kõhu täis ja siis lähme vaatame ühte matkarada ja seal peaks ka üks kosk olema. No nii, kõht on täis, mõnel on, mõnel ei ole. Elisele söök ei sobinud, ma sõin 2 portsu, Elise sööb siin natuke rasvaseid krõpsukesi. Tulime siis väiksele 5-kilomeetrisele matkarajale ja meil on 2 tundi aega, et see ära teha. Kell 5 pannakse kinni see ja sissepääs siia oli põhimõtteliselt 10 euri nägu ja jällegi 2 inimest nägime, et õnneks on rahulik. No mitu sammu on juba. Need puud on päris lahedad. Mega kõrged on need puud ikka küll. Mis meel on mõnus selle saare puhul on see, et siin pole usse, pole putukaid, pole ämblikke, sääski pole. No nii, oota, jõudsime Kose juurde. Koske pole ollagi põmst. Ära ennast. Siin taustal on siis näha niisugused väiksed künkad. Sealt, kus tossu tuleb, seal sees on umbes meetrised augud, kus siis hautatakse niisugust sööki, kohalikku niisugust traditsioonilist rooga. Siit pealt kaevatakse see kuus ära, võetakse see gaas pealt ära ja kõigepealt pannakse pott sisse. Ja see pott haudub seal, või see söök haudub seal poti sees siis 7 tundi ja siis võetakse välja ja siis erinevad restoranid siis tulevad oma autoga siia sellele järgi ja pakuvad seda inimestele.
tere hommikust! Kätte on jõudnud siis järgmise päeva hommik. Tulime siia ka niisugune väike matkarada siis, kus on ilus loodus ja kalad. Tegemist on siis vana veeveskiga, vesiveski. Et vanasti käis siin kõva nisu ja maisi jahvatamine siis. Ütlen kohe alustus ära, et Eliise hakkab pissima siin paremal, et kui väike sorine taustaks, siis teate, et igatahes tulime siis siia mäe otsa mööda niisugust pikka sinka-vonka kruusateed. Ja siis siin ongi niisugune džunglitee, hästi lahe, hästi roheline loodus ja siin on mega vaikne. Praegu on veits sorinat on kuulda vist. Aga jah, me oleme päris kõrgel ikkagi siin, päris äge. Aga sõidame siis praegu saare idatippu. Seal on mingid ägedad luukaudid ja mis seal veel on? Kindlasti mingid kosed ja matkarajad. Igal pool on siuksed samblasseinad, hästi rohelised. Ja noh, täielik džungel on siin ikka. Saar näeb siis siuke välja. Jah, võt seal oleme. Et see on siuke pikk vorstisaar. See vasakult paremale on 63,5 kilomeetrit ja siis ülevalt alla on 15,6 kilomeetrit. See mägi seal siis taustal, vot jah. See on siis selle saare kõrgeim tipp, 1105 meetrit. Kus me lähme? Hetkel oleme siis saare kõige idapoolsemas ääres ja leidsime siukse rannakese siin. Seda liiva osa on suht vähe, aga muidu päris mõina pikutasime siin mingi pool tundi. Põhimõtteliselt pool tundi oli esimene rahulikum hetk meie reisi jooksul, muidu kogu aeg on vaja ringi joosta ja uusi kohti avastada. Täna on Portugalis püha üldse. Mingi kristlik püha. Ja nüüd lähme, sõidame alt tagasi kodu poole. Vaatame, mis tee peale jääb. Let's go. Hetkel jalutame siis täpselt ei tea kuhu. Et peaks jälle mingid kosed olema. Siin on mingi väike linnake. Et räägin siis osadest asjadest, mis siin saarel oleme tähele pannud. Üleüldse siin kogu see värk on siuke tagasihoidlikum. Et kõik majad, autod ja üldse kogu see eluolu. Et sõidetakse ikkagi hobustega ja siuke farmi ellu rohkem, et hästi palju lehmasid, palju farme. Tundub, et piimatoodete tööstus on siis põhiteema. Autod on siin enamasti väiksed. Nagu meie rendiauto siis, niisugused väiksed, mingid Toyota Yarise suurused. Niisuguseid uhkeid autosi pole üldse väga näha. 1,20. Seesama ongi.
1,2 kilti veel siis. Aga jah, kus me jääme? Tänavad on väga kitsad ja enamasti ühesuunalised, et hästi palju ühesuunalisi teid. Enamus majad on valget värvi, hinnad on isegi natuke kallimad kui Eestis ja poes pole hapukoort. See on hästi hea, et enamus kohad on ikkagi tasuta, vaatamisväärsused siis ja matkarajad ja kosed ja asjad. Jõudsime nüüd sellisesse väiksesse sadamalinna, mis on päris ägedas asukohas, et siin mägede vahel niimoodi, et siin pool on mäed, siin selja taga on mäed. Ja siin isegi oli näha, et veits tähistati seda püha siis, et inimesed olid ilusti riides, mingi möll käis, siin tänavatel isegi suhkruvatti pakuti. Aga jah, me siit sõidame koju tagasi oma ööbimiskohta, sööme jälle kõhud täis ja lähme magama. Homme hommikul lähme siis Vaala vaatlustuurile. Lähme vaatame, kas näeme vaalasid ja loodetavasti ka delfiine. Kui video meeldis, pane kindlasti like ja kui tahad järgmist videot näha, pane kindlasti ka subscribe. Aga muidu ole mõnus. Tšau!